meie ees on täna olnud mitmed noored tunnistajad, kes oma elukogemusi on meile jaganud. Ja tahaksin lugeda veel ühest tunnistajast piiblilehekülgedelt ja loeme seda alustamas 1. Samueli raamatut 31. peatüki lõpuga salmid 4-6. Ja Saul ütles oma sõjarista kandjale, tõmba oma mõõk välja ja pista mind sellega läbi, et need sinased ümberlõikamatud ei tuleks ega pistaks mind läbi ega teeks minuga nurjatust. Aga tema sõjaristade kandja ei tahtnud, sest ta kartis väga. Siis võttis Saul ise mõõga ja kukutas ennast selle otsa. Ja kui tema sõjaristade kandja nägi, et Saul oli surnud, siis kukutas ka tema ennast oma mõõga otsa ja suri ühes temaga. Nõnda suri Saul ja tema 3 poega ja tema sõjaristade kandja, ühtlasi ka kõik tema mehed sel samal päeval. 2. Samueli raamatu 1. peatüki ja 16 salmi. Ja pärast Sauli surma, kui Taavet oli tagasi tulnud Amalekke löömast ja Taavet oli viibinud 2 päeva Siklagis, vaata, siis tuli 3. päeval keegi mees leerist Sauli juurest, riided lõhki käristatud ja mulda pea peal, ja kui ta jõudis Taaveti juurde, siis heitis ta maha ja kummardas. Ja Taavet küsis temalt, kust sa tuled? Ta vastas temale, ma olen Iisraeli leerist pääsenud. Ja Taavet ütles temale, mis seal juhtus, jutusta ometi mulle. Ja ta vastas, rahvas põgenes lahingust ja rahvast on palju ka langenud ja surnud. Ka Saul ja tema poeg Joonatan on surnud. Siis küsis Taavet noorelt mehest, kes seda jutustas. Kuidas sa tead, et Saul ja tema poeg Joonatan on surnud? Ja noor mees, kes temale seda jutustas, vastas, ma juhtusin kogemata Gilboa mäele ja vaata, Saul toetas ennast oma piigile ja aga vaata, sõjavankrid ja ratsanikud tikkusid temale ligi. Kui ta pöördus ümber ja nägi mind, siis hüüdis ta mind. Ja ma vastasin, siin ma olen. Ta küsis minult, kes sa oled? Ma vastasin temale, mina olen Amalek. Siis ta ütles mulle, astu nüüd mu juurde ja surma mind, sest mind on tabanud nõrkuse hoog, kuigi mul on hing alles täiesti sees. Siis ma astusin ta juurde ja surmasin tema, sest ma teadsin, et ta kukub, siis ta ei jää elama. Ja ma võtsin laubalehe, mis tal oli peas ja käevõru, mis tal oli käevõru ümber, ja tõin need siia oma isandale. Siis Taavet haaras kinni oma riietest, käristas need lõhki, nõnda samuti tegid ka kõik mehed, kes ta juures olid, ja nad kaeblesid, nutsid ja paastusid õhtuni Sauli ja tema poja Joonatani pärast ja Jehova rahva ja Iisraeli soo pärast, sellepärast, et need olid langenud mõõga läbi. Ja Taavet küsis noorelt mehelt, kes oli temale seda jutustanud, kust sa oled pärit? Ja see vastas, mina olen võõrana elava Amaleki mehe poeg. Ja Taavet ütles temale, kuidas sa siis ei kartnud sirutada oma kätt Jehova võitu hukkamiseks. Ja Taavet kutsus ühe mehe ning ütles, tule tänna ja mine tema kallale. Ja see lõi tema maha, nõnda et ta suri. Ja Taavet ütles temale, sinu veri tulgu su pea peale, sest su oma suu on tunnistanud sinu vastu, üteldes, mina olen tapnud Jehova võitu. Aamen. Me võime selle drastilisele loole panna pealkirjaks, sinu patt toob sulle surma. Oleks keegi sellele Amaleki noorele mehele kuidagi hoiatavalt ütelnud,
su patt toob sulle surma, su patt leiab sind, ära tee seda. Aga keegi ei hoiatanud teda. Keegi ei astunud temale teele ja tulemuseks oli, et ta lõpp oli õudne ja kurb. Täna hüüab meile Püha Vaim selle sõna kaudu, pööra ära pattu teelt. Patt toob sulle surma. Kuula Jumala sõna hoiatust. Püüame sisse elada selle Amaleki mehe, noormehe eluloosse, et selle kaudu näha tõde, mida ütleb meile piibel. Mis see Amaleki noormees siis õieti tegi? Ta valetas. Ka siis, kui sinu elus on üks ainukene vale, siis on see küllaldane, et sinu vale, sinu patt sind Jumalast lahutab. Seesama üks vale, seesama patt toob sulle igavese ja õudse surma. Amaleki noormees ju ei tapnud Sauli. Ta oli ainult kuulnud Sauli surmast ja kõik muu, mis ta rääkis, oli vale. Miks see Amaleki noormees siis nii tegi? Ta tahtis teenida kuninga soosingut. Ta teadis, et Saul oli kogu oma eluaeg olnud Taaveti tagaajaja ja Taaveti vaenlane ja ta mõtles nüüd, et Taavetil on hea meel, kui ta kuuleb selle mehe surmast ja annab mulle väärilise tasu Sauli surmamise eest. Võib-olla annab ta mulle veel mõne kõrgema ametikoha ja ilmselt niis võis ta mõtelda oma südames. Ja niisugused kavalad mõtted põhjustasid temale siis selle sammu, mis talle sai saatuslikuks. Mis oli siis selle Amaleki mehe, noormehe patt? Ta pani oma lootuse valele, kavalusele ja ülekohtule. Ta lootis, et see toob talle kasu ja heaolu. Aga see tõi talle surma. Kui väga sarnased oleme meie inimesed selle Amaleki noormehega. Kui palju meie elus vaid selleks edasi rühime, edasi püüame, et ainult saada omale, ikka ainult omale ja me ei küsi sellest, missuguse hinnaga, kas vale hinnaga, kas ülekohtu hinnaga, seda meie ei küsi. Ja ometi sellel on kurvad tagajärjed. Sama patt on tänapäeval paljude inimeste patt. Nad loodavad, et ülekohtuga, vargusega, valega saab vaid elus edasi ja teisiti edasi ei saa. Aga see on suurim rumalus, mis inimene üldse mõtelda võib, sest usklikud inimesed elavad puhta südamega ja mida puhtamalt keegi usklik elab, seda õnnistusrikkam on ta elu. Ja siis, kui see tänapäeva kuningas ateist veel tõstab oma pead ja annab nõu, siis inimesed lähevad kaasa ja kõik seda selleks, et hästi elada ja paremaid ametikohti saada. Annan edasi venna Togi jutustuse. Võib-olla on ta seda siin ka rääkinud. Leningradis nimelt siis sündis. Seal oli üks noor vend. Tema oli elukutselt insener ja töötas ühes suuremas tehases. Ja samal ajal oli ta koguduse liige ja kui ma ei eksi, ta laulis vist ka laulukooris
igatahes laulukooriga oli ta seotud. Ühel päeval kutsub teda tema ülemus, tehase direktor enda juurde ja hakkab temale rääkima. Meil vabanes peainseneri koht ja mina arvasin, et teie võiksite sellele kohale sobida ja sellega hakkama saada. Ainult üks asi on küsimärgi all. Nimelt see, et kui parteis teatakse, et te olete usklik, et siis ilmselt teie kandidatuur läbi ei lähe. Nii nad siis rääkisid seal, lõppes nende kõnelus, jutuajamine. Aga noor vend läks kodu ja hakkas selle asja üle järele mõtlema, mõtles ja mõtles. Ja mõtles nii kaua, kui ühel päeval läks oma koguduse vanema juurde ja ütles nii: anna mulle tunnistus, et mina ei ole enam teie koguduse liige. Muidugi kogudusvanemal oli seda raske teha, aga noormees jäi oma otsuse juurde ja nii lõpuks siis kogudusvanem andis talle niisuguse tunnistuse. Ja kui ta selle tunnistus oli saanud, sellest läks muidugi mõni aeg mööda, siis tuleb ta jälle direktori juurde, paneb selle tunnistuse lauale ja ütleb: mina ei ole enam usklik koguduse liige, nüüd peaks asi olema korras. Siis võtab direktor oma laua laeka lahti, ulatab talle paberi ja see paber on tema taotlus peainseneri kohale kõikide allkirjadega ja pitsatitega. Talle on see koht garanteeritud, aga siis ütleb direktor nii: mina taotlesin teile peainseneri koha, isegi partei oli sellega nõus, aga kui teie tõite täna nüüd niisuguse tunnistuse, et ei ole enam usklik koguduse liige, siis mina teile seda kohta anda ei saa. Kui teie ei ole Jumalale ustav, siis ei ole teie ka valitsusele ustav ja mina sellepärast seda kohta teile anda ei saa. Paljud inimesed unustavad seda, et me elame Jumala maailmas. Et see maailm, kus meie elamale liigub, see seisab vaid sellepärast üleval, et on olemas elav Jumal. Et olemas Jumal, kes kõiki inimesi hoiab, kes iga inimese eluteed saadab ja juhib. Ja see Jumal armastab õigust ja tõde. See on igavene ja õiglane Jumal, kelle käevarred on all maa peal. Aga meie kõik peame kord selle igavese Jumala palge ette ilmuma peale surma. Ükski meist ei pääse sellest sammust. Ja kui sa sinna lähed oma pattudega, siis sa ei või Jumala palge ette jääda, sest Jumal vihkab pattu, armastab pattust. Pattuste pärast on ta saatnud oma poja siia kannatama ja surema ja oma poja elu hinnaga ostnud inimestele vabaduse pattudes, aga iial ta ei lepi inimesega ega saa tema läheduses olla, kes pattu armastab ja pattu ära ei heida. Amaleki noormehe patt tõi talle surma. Ja piibel ütleb, surm on pattu palk, Rooma 6:23. Armas sõber, sa pead selle tõe oma südamesse kirjutama. Surm on pattu palk. See toob sulle kindla surma, mitte ainult, et sa füüsiliselt sured, vaid kaotad ka igavese õnnistuse, kui sa patust ei vabane.
patu pärast oled sa surma väärt. aga piibel ütleb meile veel midagi. piibel ütleb nii samas salmis, Rooma 6:23. aga igavene elu on Jumala armu and Jeesuses Kristuses. ma usun, et enamuses meile on tuttav ühe mehe nimi, nimelt Moody nimi, kuulsa evankelisti nimi, kes omal ajal töötas Ameerikas ja ta oli maailmakuulus evangelist. ta pidas Chicagos vaimulikke koosolekuid ja ühel õhtul peale koosolekut tuleb tema juurde keegi mees ja küsib: kas teie usute seda, mida teie jutlustasite? kas te usute seda, mida te ütlesite, et igaüks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse? Moody vastab: usun, sest piibel ütleb seda. siis tulge täna õhtul minu juurde koju ja räägime selle üle veel. ta annab Moodyle aadressi ja lahkub. ja Moody annab talle lubaduse tema juurde tulla. aga sõbrad nägid tema kõnelust selle mehega ja hoiatasid teda: ära mine. see mees on Chicago kõige suurem gangster, inimene, kelle südamal on 18 mõrva. ja Moody vastab: minu elu ei ole minu enda käes, ma olen lubanud ja lähen. Läheb saadud aadressil, koputab, ukse avab sama mees, ta astub sisse, mees paneb ukse kinni, keerab lukku, siis võtab taskust revolvri, asetab selle Moody südame kohta ja ütleb: see relv on tapnud 18 inimest. mina olen tapnud 18 inimest. kas niisugune inimene võib ka päästetud saada? ja Moody vastab: selleks on Jumal oma poja saatnud, et ka niisugune inimene võib päästetud saada. ja Moody ütleb: palvetame. Moody põlvitab ees ja gangster samuti laskub põlvedele ja Moody ütleb: ma ütlen sõnad ette, teie palvet järel. nii alustab siis Moody: oh Jumal. Gangster kordab: oh Jumal. Jeesuse Kristuse nimel palun, anna andeks patud ja tule minu südamesse. Gangster kordab: anna andeks mulle mu patud ja tule minu südamesse. kui ta seda on ütelnud, Moody tõuseb üles, ulatab gangsterile käe ja ütleb: nüüd oled sina minu vend. ja gangster ulatab oma revolvri Moodyle ja ütleb: võtke see, mulle teda enam vaja ei ole. aga ta küsib veel: aga mis raamat see teie käes? see on minu piibel, ütleb Moody. kas te ei laenaks mulle oma piiblit? ma tahan seda raamatut lugeda. ja Moody jätab oma piibli gangsterile ja lahkub. aga see mees ei saa ööjooksul und silma. ta loeb piiblit ja palvetab, palub Jumalalt armu ja halastust, loeb ja palub. ja kui on juba hommikul valge, siis kuuleb ta koputust uksele. ta hüüab sisse, astub sisse tema väikene tütrekene ja ütleb: ema käskis ütelda, toit on valmis.
Nüüd see gangster ütleb, kullakene, tule minu juurde, ma tahan sinuga midagi rääkida. Aga tüdruk selle asemel, et isa juurde minna, hakkab hüüdma ema, jookseb toast välja. Jookseb ema juurde ja ema küsib, mis viga on. Ema, isa ütles mulle kullakene. Ema tuleb ka nüüd tuppa, küsib, mis sinuga on juhtunud. Siis vastab see endine gangster, kullakesed, tulge siia, ma räägin, mis minuga on juhtunud. Ma olen leidnud Jumala. Ma olen leidnud andestuse, päästmise. Ja nüüd, naine, seda kuuldes, ka mina tahan Jumalat leida. Seal nad siis põlvitavad ja ka ta naine leiab lunastuse Jeesuse Kristuse vere läbi. Ka sina võid täna õhtul pattude andestuse sama lihtsalt vastu võtta ja surmast saada päästetud. Ja kujutame ette, kui see Amaleki noormees oleks tulnud Taaveti juurde ja ütelnud nii, ärge tapke mind, ma valetasin, ma ei tapnud Sauli. Ta oleks jäänud ellu. Nii on vajalik meie patutunnistus, et vabaneda kõigest halvast. Kui sina täna õhtul ka põlvitad Jeesuse ette, Jumal ette Jeesuse Kristuse läbi ja ütled, Jumal, ole mulle patusele armuline, anna mulle andeks kõik minu patud Jeesuse Kristuse vere pärast, siis sa leiad andestust ja abi ja sa võid päästetuna ja rõõmsana tõusta ja uue inimesena sellest ruumist lahkuda, sest Jumala sõna on elav, Jumala sõna on tõde ja see, mida siin kirjutatakse, see täitub, kui sa seda usud ja selle lootuse usu peale ka tegutsed. Aamen.